Ja nii head inimesed võtavad vastu SK Venemat valitsev meister kuldsete särkidega versus Saue jalgpalliklubi punastes särkides ja Saue jalgpalliklubile siis sel aastal esimene kord astuda liivale ametlikus meistriliiga mängus. No nii, pärast väikest pausi oleme taas tagasi meistriliiga rannajalgpalliga siin. Päeva kolmas mäng. Augur Enemat, valitsev Eesti meister, läheb vastamisi siis Saue jalgpalliklubiga, kes täna veel rannaliivale pole astunud. Eks saab olema näha, kas see on eelis või mitte. Augur Enematil igatahes ju tuurid täies hoos juba käivad, sellepärast tavamängus 11-5 purustasid nad üks värava Elementmasteri. Kiirelt puristame ette ka meeskondade koosseisud. Augur Enemat siis number 9 Rasmus Munskind, 6 Joosep Juha, 17 Sander Lepik, 11 Rauno Nõmmiko, 19 Taavi Tammo, 7 Marko Truusalu, 18 Marten Mütt, 10 Leo Kuuse, 77 Aleksander Starotup, 33 Ingemar Teever, number 1 Rauno Rahnik ja number 8 Kristjan Marmor, keda siis eelmises kohtumises meeskonna koosseisus ei olnud. Üks väike muudatus on Augur Enematil veel, aga sellest hiljem. Saue meeskond siis väravas 69 Kaspar Kotter, edasi number 5 Erki Liit, 24 Roland Tammela, 7 Argo Alaväli, 20 Tanis Tamm, 87 Lauri Esko, 9 Kristjan Suurjärv, 17 Jaan Koit, 96 Markus Septam ja number 10 Janar Pajo. Vangerdus on siis see, kuna eelmises kohtumises Augur Enemati põhiolgipper Markus Luks ja punase kaardi, siis seekord ta meeskond aidata ei saa ja Rauno Rahnik on see, kes siis see mäng peab Augur Enemati puuri puhtana hoidma. Eks näis, kuidas ülesanne tal toime tuleb. Tegemist siis viimase tänase telemänguga, kuigi rannajalgpall siin Pärnul sellega veel ei lõppe, kell 5 ja kell 6 on meistriliiga mängud siin. Lisaks leiab siis esiliiga alagruppiturniiri siin oma lahenduse samal ajal paralleelselt ju kõrval jooksmas on. Nüüd ette sooni jõuab ka Munskindil see pall, aga jõutakse seal piisavalt segema. Pajo. Aga kas nüüd Kaspar Kotter sai jalal hüppeliigesele, tegi selles olukorras liiga, kas Pajo või siis Munskind astus või vajus sellele peale. Loodan, et midagi tõsist ei ole. Jah, Kotter juba püsti ja eks see vasak jalg natukene tund annab, aga väravahi põhitööd on ikkagi kätega. Vaatame, kas ta peab seda üldse kasutama. Nüüd Lepik oli väga lähedal. Lepikul täna juba ju 3 väravat kirjas on. Munskind teine mees 3 kübaratriks sellest esimesest mängust. Nii et saab olema näha, kas mehed suudavad teises kohtumises endale lisa saada või mitte. Ette nüüd Lepik taas aktsioonis. Saue suudab esimese hooga selle häda likvideerida. Nüüd teisest lainest Munskind. Jätkab Väline esindaja olukorra hea ja tuleb protokolli täitma. Ja nüüd Pajo. Pajole ruumi tõusta küll, aga natukene jookseb juhe kokku. Suurjärv nüüd. Suurjärv läheb vasakuga löögile, ei tule midagi välja. Talis Tamm nüüd üritab pallini jõuda, aga Rahnik tuleb välja ja nopib selle palli enda valdusesse. Saue siis täna ühtegi korda väljakul käinud pole. Ja nüüd kas saab Juha sealt löögile ka, aga ei, Tamm lööb viimasel hetkel palli ära. Nüüd Suurjärv kaugelt teeb hoopis peale ja posti põrkas see pall. Oli praegu õnne Augur Enematil. Rauno Rahnik üle ju mängiti, aga ikkagi postid osutusid värava parimaks sõbraks selles olukorras ja Kristjan Suurjärve löök ei viinud veel Saue meeskonda juhtima. Lepik nüüd trikitavast Pajo vastu. Lükkab kõrvale. Nõmmiko. Aga on see pass nüüd ebatäpne ja Suurjärv vaatab, mis ta nüüd palliga teha suudab. Ja võitlebki palli Sauele, nii et ründesse vaja tormata. Rahnik nüüd Nõmmikole. Augur Enemat vaikselt siin vahetus juba planeerimas, enne ei saa, aga tuleb kaitsetööd teha, Pajo ründesse minema hetkel Sauet.
kas seal vilistatakse? Ei vilistata viga, Lepik saab nüüd tulla, anda toetus olemas ka, Munskind on keskel. Lepiku üritus takerdub Suurjärve jalgadesse ja nüüd ikkagi Kotter viskab palli outi ja kas tegi nüüd teisele jalal liiga või sama jalg? Ei, Kotter näitab, et vahetus ja kõik. Siin ei ole midagi teha. Kaspar Kotteri jaoks on see mäng läbi ja no see on Saue jaoks ikkagi hoop, sest et Saue meeskonna pink ei ole nii pikk kui teistel. Ka protokollini ei ole ju varuväravaht tegelikult kantud. Kotteril ei jää midagi üle, kui tuleb siin ära kannatada, aga no mees on küll sellist nagu, et ta seda väga teha ei taha. Korraks ju isegi hakkas kinnast juba käest ära võtma ja näitas vahetusmeeste pingi poole ka, et ikkagi vahetust on vaja. No loodame, et mees ikkagi saab mängida, sest et tõesti protokolli nii-öelda varuväravaht märgitud ei ole. Ja noh, sama seis on ju Augur Enematil, sest et kui Markus Lupp punase kaardiga väljas on, siis Rauno Rahnik hetkel ainukene protokolli kantud kollkiiper. Ei ole see Purimahi töö meeles, ei ole see teised Purimahi töö meeles, ja kolmanda Purimahi jalgpallis ega naljalt üldse ei saada. Kotter nüüd ette tsooni viskab palli. Ei jõua see seppamine, kuigi seppamine oli päris hea võimalus. Rinnaga seda palli suunata täpselt vasakale löögi peale, aga siiski see olukord nurjus. Kuuse nüüd lükkab tagasi, kui üritab ise pusida ja tagasi Rahniku ikkagi. Rahnik nüüd meelitame Saue mängijad ettepoole, võtab kõksimise peale, tuleb üks löök ja tõepoolest nii on ja tuleb ohtlik löök tegelikult. Oli sellist Jaan Koit nii-öelda kaitsemehena pallile jalga vahele saanud, see nii ongi jah, täpselt nurgalöök. Jaan Koit ikkagi sai kaitses jala pallile vahele ja sealt see pall üle värava põrkas, nii et nurgalöök Augur Enemadile ja Leo Kuuse seda andma läheb. Natukene pikaks Truusalu jaoks. Taavi Tammo seal korraks pikali maas. Nurgalöögis sööstu tehes kukkus, aga tundub, et midagi hullu ei ole, mees on juba püsti ja näitab, et mängime edasi. Esimeses mängus siis Augur Enemaad võitis 11-5 jalgvärav Elementmasterit ja sellel järgnenud kohtumus siis Tande Räkker oli 5-0 parem Nõmme Olipetist. Praegu Augur Enemat ja Saue omavahel madistama. Augur Enemati päev saab sellega ühele poole. Saue peab veel kell 6 õhtul Nõmme Olipetiga minema vastamisi. Enne seda üks jalgvärav Elementmaster ja Tande Räkker kella 5 siin Pärnu rannaarel mängivad, nii et kes läheduses on, ilm on ilus, väike kütab mõnuga, tulge ka koha peale seda armastatud rannajalgpalli ikkagi vaatama. Aga nüüd Kotter annab Koidule palli. Kotter ette tsooni. Koit ei saa puhtalt peaga jätkata, oleks. No see on muidugi aktsioonis Lauri Esko vist tundub seal olevat, aga midagi liiga ohtlikult sellest ei sünni. Mina seda kommentaatoritööd siit telgist jätkuvalt tegemas ilma monitorita, seega korduse võimalust meil ei ole, kui ma midagi maha magan, siis ma maha magan. Ja samuti see nurk, kus praegu pall on, sinna minul vaade puudub, on Augur Enemati vahetusmeeste telk täpselt ees. Varavale õnneks on kiigat üle vahetusmeeste peade. Need sündimata ja nägemata ei jää, aga nüüd vaatame, kas Esko suudab sealt midagi välja võluda, võtab kõksimise peale, käärlöök, ilmselt riiba üle puusa hakkab ürkas keerutama, aga ei taba korralikult palli ja Rahnik püüab selle. Aga jah, vabandan ette, kui midagi maha tõesti magan. Pean esimese korraga kõike märkama. Vahepeal märkmeid ka samamoodi lugedes võib midagi kahe silma vahele jääda, aga loodame, et nii ei juhtu. Suurjärv nüüd peaga ette, aga ei hakka Esko selle palli peale minema. Rahnik ette, Tammo. Tammol üks värav on kirjas esimesest mängust. Aga nüüd äärevahetus Munskindile on ebatäpne ja Saue nüüd kas läheb kiiresse, ei ikkagi lükkab tagasi Kotterile. Esko, vabandust, Pajo. Nüüd Esko. Neid on kerge segamini ajada. Ilusad kiilad nupud mõlemad.
nüüd siis ka Roland Tammela või siis numbril 24, kelle särgi peal kirjas Pele, ka Saue poolt väljakul. Nii Lepik üritas käärlöögi peale võtta, aga ei saanud asja nüüd Suurjärv. Jääb hoo maha võtma, aga leiab Tammel üles, kes jätab Pajole, kas Paju ei jõua ikkagi esimese puutiga koheselt lüüa. Suunatakse seda nurka edasi ja nüüd jääb võlgu, mis seal täpselt toimub. Ja viga Joosep Juha vastu. Joosep Juha vastu tehti seal viga, nii et saab ta seal liivatorni sättima ilmselt hakata ja kaugelt peal lüüa. Vaatame, kuidas mängitakse lahti või ikkagi lähebki nii kaugelt Juha kohe peale lööma. Ikkagi kavalt rikitama hakatakse, aga Munskind ei saa nüüd ikkagi õnnega pooleks jõuab see mõni Nõmmikule ja palun väga. Rauno Nõmmik on see, kes siis kohtumises mänguskoori avab. Nõmmiku sai jalavalgeks ka esimeses mängus, nii et tema teine tõuseta siis Ervin Stühvi ja Gregor Sedriku peale ja sama 2 värava peale siin. Eespool siis veel Rasmus Munskind ja Sander Lepik, ehk siis natukene maja tööd teha, aga arvestades, et see on alles esimene etapp tänavusest hooajast. Siis aega selleks ju on, et väravalööd edetabelis tippa tõusta. Mullune topskoorer Rando Rand, kes mullu siis kõmmutas 30 korda ja ju avamängus täiesti kuivale, nii et selles osas, ütleme, hetkel tundub, et troon on vakantne. Suurjärv nüüd lükkab tagasi Kotterile. Tagasi Suurjärvel, nüüd on ruumi, kas lööb peale? Lööb, aga see takerdub seal Lepiku jalgadesse ja Talis Tamm rahustab olukorda. Kotter ette. Pajo saab nüüd palli ja käärlöögiga, väga hästi saab isegi palli Nõmmikust mööda suunatud, aga paraku suunas palli ka väravast mööda, nii et tabamus jäi sündimata. 1-0 kaotusseis Saue poolt, vaadates tõsiasi jätkuvalt. Jälle väike määruste rikkumine seal tehti. Tammela üritab küll väita, et nagu tegelikult ei olnud midagi ja mees ikkagi ise kukkus, aga tulemus on see, et Munskind saab ikkagi karistuslööki ja liivatorni hakata jälle ehitama. Eelmine kord samas positsioonis kui Juha läks lööma, mängiti lahti, vaatame kuidas nüüd on. Kedagi läheduses muidugi ei ole, selles suhtes tunduks, et Juha ikkagi läheb ka sinna aktsiooni, nii et vaatame. Jah, mängitakse lahti Juha peale, aga ei jõua Joosep Juha selle pallini. Kristjan Marmar läjutab pingi peal käsi, et mehe, mis see nüüd oli? Mõte oli hea, teostus nagu alati. Kotter nüüd. Väga kavalalt võtab seal Talis Tamm praegu Munskindi kohvile. Suurjärv ääre peal. Ja ta selle nurga alt mulle korraks tundus, et sees, aga tegelikult ikkagi läks vist teisele poole võrku, nii et mängijad olid ka üllatavalt rahulikult, väravaid ikkagi ei sündinud, aga jah, ütleme siit telgist kaameranurk pettis. Rahnik nüüd äärele. Nõmmiko, avavärava autor, lööb ta teist korda peale, saab nüüd Lepik. Väravest palli, Lepikul on 3 olemas avamängust, nüüd käärlööke. Ei tule käärlöök kõige paremini välja ja Kotter püüab selle palli. Tamm, aga see pall läks nüüd 100 kilomeetrit tunnis kuulsaali poole teele. Ja pallipoiss 100 kilomeetrit tunnist talle ka järele. Rahnik tahab meelitada vastu, Rahnik kirjutab kaugelt peale. Kotter on natukene raskustes, aga ikkagi püüab lõpuks. Palli kohe ette pikalt, ei ole seal omasid, Pajo ei olnud selleks valmis ja Ansi jällegi Sauekad niisama palli ja Augur Enevatsile tagasi. Augur Enevat valitseva meistrina siis ka superkarika tänavu peakohale tõstnud. 25 mai olid nad 5-3 üle Nõmme Olipetist. Nii et karikad meestel ka tänavu juba kapis olemas. Käisid nad ka Portugalis eurosarja mängimas.
seal tulid ainult kaotused Portugali, Venemaa ja Bulgaaria meeskondadelt, kokku väravate vahe 10-26. Ei olnud kõige rõõmsam seik selles suhtes, aga kogemusi ja karastus sai kindlasti ja noh, see võis olla üks põhjus, miks nüüd Pajo saab väga hästi löögile, aga Rahnik ikkagi tõrjub. Aga see eurosarja kogemus võib ikkagi olla üks see põhjus, miks avavoorus üks jalg väravale koguni 11 palli võrku virutati. Rahnik nüüd meelitab, läheb ohvriks, no peab minema, sest muidu on Rahnik jõuab väravale liiga lähedale, see on liiga ohtlik löök nüüd. Pajo kaotab palli ja Leo Kuuse paneb selle mängu kohe Müti suunas. Mütt nüüd natukene pöördelt, aga ja viistatakse nurgalöök siit olukorrast. No, järelikult. Tundus, et ikkagi Mütt ise pöördelt virutas selle palli taevasse, aga kohtunikud nägid seda olukorda paremini. Nüüd Mütt sai teist korda proovida, aga see oli natuke keerulisem olukord. Ja tabamust sealt ei tulnud. Seppam. Tagasi Kotterile. Ette tsooni, aga see oli täiesti sihitu sööd. Mööda maad ka, imed üldse nii kaugele koha jõudnud. Leo Kuuse nüüd. Võtab ise ette, on ruumi tõusta küll. Mägib kokku Martin Mütt, kas nüüd saab lüüa ja väga hea tõrje Kotteri poolt. Väga hea tõrje, kas ta nüüd võttis näoga, jah, mehel nüüd natukene on vaja ikkagi lugeda, et kus on põhi, kus on lõuna, kus ida, kus lääs. Üle on 4 ilmakarka juurde ja no hetkel on veel vaja väravaposti abi, et püsti seista, aga meeste mäng ja Kotter on valmis väravat kaitsta. Taha nüüd, kas saab? Ei, ikkagi jääb see pall liiga kaugel ette ja peab Truusalu tagasi mängima Rahnikule. Augu näenevat 1-0 juhtimas siis Rauno Nõmmiku väravast. Nüüd Lauri Esko lõikab palli vahet taga. Aga liiga pikalt ette, nii et ikkagi Saue mehed punastes särkides kaitsetööd tragilt tegemas. Vaja oleks muidugi rünnata, kui kaotusseisus oled, aga kaitses seistakse siiamaani tublilt ja see värav ei olnud nende väga suure pläki pealt, et kui niimoodi seistakse, siis piisab ka ühest osavast lahtiviskest näiteks Kotteri poolt kauglöögist kelleltki ja mänguseis juba 1-1, sest et 1-0 on ju väga libe seis, väga hõlbus muutuma, eriti rannajalgpallis. Rahnik üritas Kotterit üllatada, nüüd ongi kohe ette Pajo peale, kas saab ka jätkata, aga ei jõua Suurjärv selleni pallini. Pajot muidugi, Lauri Esko, noh jah, hakkab jälle peale see, et 2 kilat sealt vahetama positsioone ja kui numbrit parasjagu ei näe, siis ei pruugi neil kohe vahet teha, aga tõesti, esimene periood läbi, Nõmme Olipet, vabandust, Augu Venemaast 1-0, avakohal perioodi võitus ja naudime nüüd siis kes tantsutüdrukuid, kes ilusaid kordusi. Optibet, põnevate elamiste kodu. Optibet, rohkem kui mäng. Sentimos que llevamos en la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos con toda bailando su mueve. Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. El mundo los quiere, metieron y toda bailando su mueve. Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Ja suur tänu, need olid rannajalgpalli tantsutüdrukud. Oleme alustamas siis teise perioodi mängust, kus sama ajal on koos SK Augu Venemaad ja Saue jalgpalliklubi. Ja teine periood on algamas. Vaatame, kas Sauel õnnestub kiirelt järgmesse viigivärav leida või tuleb ikkagi tööd selle nimel teha. Nüüd kaugelt kohe, Esko virutab, aga takerdub see seal Nõmmiku jalgadesse. Nõmmiku siis siiamaani kohtumise ainsa värava autor.
nüüd liiva peale, aga ei jõudnud nahker Erki Liivili. Ja see Kotteri välja või see samuti auto lendas. Nii et Joosep Juha rahulikult Rahnikule palli mängimas. Ja tagasi Juhale. Juha nüüd kaugelt. See saa takerdub, kas nüüd saab Munskind. Varas segavundar on seal ees, Nõmmiku sai üritada, aga Kotter ikkagi sirutas sinna liivakuhja ja võttis selle palli enda haaresse. Kotter ette. Saab nüüd Liiv palli avaks, ei saa, aga läheb Rahnikule aktsiooni. Rahnik ikkagi võtab palli. Ette, aga Talis Tamm on vahel kaugelt Talis Tamm ja palun, ma ütlesin, et 1-0 on väga habra seis, väga kergelt juhtuda, ühe lahti viskaga, ühe kauglöögiga ja Talis Tamm on siis see, kes kohtumise viigistab 1-1. Ja nüüd algab kõik ju 0-st. Enne seda toimub esiliiga kohtumises saime näha lisaaega, saab olema näha, aga mäng on veel palju ees, nii et elame vaatame. Lepik nüüd tõstab. Munskind jätab kõrvale, Juha. Aga see löök jõudis Nõmmikule, kes jah, kaua see pall nüüd mängus jõudis alla 5 sekundit äkki, kui Rauno Nõmmik lööb enda teise, Auguri teise ja Auguri 2-1 juhtima. Nõmmik ju nüüd tõusnud siis 3 tagamuse peale tänavuses hooajal, sest esimeses mängus lõi tema 1. Nii et Munskindil, Lepikul ja Nõmmikul kõigil juba 3 tabamust sel hooajal kirjas. Pole paha üldse niimoodi seda hooaega alustada siin Pärnu rannas. Aga Sauel pole midagi muud teha, kui nüüd ikkagi samamoodi edasi üritada. Järgmine õnnelik karistusvõek võib taas Viigi majja seada. Rahnik, aga see läheb 2 meetrit üle värava. Kotter ette. Jõuab sinna, Sauemehed ikkagi lõikab Aur Enevat vahet, aga Talis Tamm agarat kaitsetööd tegemas ja ei lase Munskindil ohtlikuks saada Kotteri väravale. Nüüd Lauri Esko kuldne võimalus, aga täpselt vastu Rahniku kõhtud, aga Rahnikul ikka nii vastu ka, et seal oli poole meetri pealt sisuliselt vaja see löök teha ja see värav oli nii imeväikseks tehtud Rahniku selja taga, aga ikkagi kuldne võimalus Eskol. Rahnik äärele. Rahnik ise, aga see löök ei tule kõige paremini välja. Seppam nüüd lükkab Tammele, Seppam ise, aga libiseb, aga saab palli kaasa. Nüüd kaugelt lööb ka peale, ei olnud üldse paha löök, aga võib-olla kaamera võrk pettis, aga siit tundus igatahes ohtlikum, kui Rahnik seda oma pilguga saatvalt hindas. Põhjuseks siis miks Rauno Rahnik Augri väravas on see, et Markus Lukk sai avamängus punase kaardi ja ei saa selles kohtumises Augur Enevati aidata. Ingemar Teever vist esimest korda selles kohtumises platsil, ka avamängus viibis ta väga lühikese perioodi platsil. Ei tea, kas on mingisugusest vigastusest tingitud või miks, aga nii igatahes on ja kui meestest rääkida, kes vigastatud on, siis Kristjan Marmor on ja ikkagi päästis ära Kotter selle olukorra. Apelleerivad Laugur. Ei päästud. 3-1 on mängu seis, aga kellele selle värava au tuleks anda? Seda ei oska öelda, kas see oli? See oli nüüd ikkagi Nõmmiku, kes siis oma kübara nüüd sai. No, olgu. Keegi selle lõi. Liiga täpselt ei oska öelda, vaat nüüd oleks seda monitori korduseks küll vaja. Aga seda ei ole. Aga vähemalt mänguseis on meil teada, nii et üritame selle najalt edasi minna.
Loodame, et Sauer muidugi püssi põõsasse ei viska, aga mis nad peaksidki. Ühe nad suutsid rahuliku mänguga lüüa, kui nüüd natukene ka rünnakule keskenduda ja uisapäisamalt rünnakule mehi saata, siis väravad on ju lihtsalt tulema ranna jalgpallis. Igast asendist, igalt kauguselt, iga ilmaga ka. Tammo. Tammela nüüd läks aktsiooni ja sundiski eksima ja see kauglöök on paraku ebatäpne. Oli seal Tammel võimalus kaugelt üritada, aga ebatäpselt. Tammo nüüd ei saa sinna söötu tagasi. Hea pall läheb üle Sauele. Kaugelt Koit üritas, aga see pall takerdus Augur Enemati kaitseliini. Ja Rahnik püüab selle palli Tammela pea kohalt. Ette tsooni nüüd Teeverile, kes suudab vanavestel palli mängus, suudab Truusal lükkab tagasi Tammole. Tammo kaugelt, vabandust, söödab hoopis Teeverile. Teever pöördelt nüüd üritab seal sakerdada, aga ikkagi läheb pall liiga kaugel tema jaoks. Suurjärv natukene rahustab mängu, üritab seal Tammost mööda saada. No peaaegu saabki, aga lõpuks vedas tasaga neest alt, nii et liiva vedab pikali prantsatas. Kuuse rahustab. Rahnik. Teever ees saab nüüd palli. 2, 3 kõks ja tuleb käärlöök, aga see lendas ilusasti sinna Ale Kasparause reklaamtahvli juurde, nii et väga-väga kaugele väravast. Ilus hästi nüüd Pajo driblab ja vasakuga saab lüüa ja palun 3-2. Janar Pajo on see, kes vahe taas Imaadest vahendab Saue poolt vaadates ja ainult ühte väravat on meil vaja, siis on Tiit taas majas. Ja Janar Pajo, kui on õigesti nägi, oli see mees, kes selle värava lõi. Lepik nüüd Munskini koos lahti mängimas. Nõmmik vasakul äärel ja Juha paremal. Nõmmiko! Aga püüab Kotter selle palli. Kotter ette. Nüüd on Pajo käes uuesti pall, kas Pajo saab teist korda proovida? Ei, siin ikkagi võetas vahet nüüd Sepp. Ei, see ei ole Sepp, see on Jaan Koit, kes on aktsioonis. See on hoopis Argo Alaväli. Mehed vahetuvad nii kiiresti, et ei pane numbrid kohe tähelegi. Argo Alaväli oli hea võimalus. No see nurgalöök nüüd ei olnud Alaväli poolt kõige parem, aga kohe on võimalus vigade parandusteks. Tõsi, küll ja audist ainult. Alaväli nüüd, aga natuke läheb pikalt ette. Erki Liiv ja 3-3. Oli see nüüd Erki Liiv, kes selle löögiürituse tegi ja natukene õnne ka. Aga õnne peab kõige tulevaid soosima, õnne peab sportmängudes olema ja teis on 3-3. Saue on välja tulnud. Esmalt 1-0 kaotusseisust ja siis 1-3 kaotusseisust, nii et mängu on küll ja veel ja tänastes mängudes skoori mõttes kõige tasavägisem, kui esimene lõppes 11-5 ja teine 5-0. Aga vaatame, teine kolmandik alles käimas. Palju väravaid siit veel tulla võib. No praegu siin Munskin sööt isegi liiga tugev ei olnud, aga Juhal ilmselt olid natuke teistsugused mõtted oma peas. Nüüd Lepik ei jõudnud seda palli ikkagi Nõmmikule lükata. Juha. Rahnik, kes läheb lööma. Ilusasti mängib palli enda ette Juhale. Mängitakse seal ees küll kokku. Lepik ründes
nii, kas Lepik? Ei, ikkagi võigatakse vahet ära. Munskind pöördelt takerdub Janar Vajo jalgadesse, see löök. Ja Kotter väljas. Vajo nüüd juba ründes. Ilusasti konksutab, tuleb ka löök. Läheb nurgalöögiks. Nii et Saue ikkagi indu juurde saanud nendest kahest tabamusest. Praegu tunneb, et Augur Venemaa tiitlikaitse on täiesti haavatav. Mängi sa kuldses vormis või mitte, valitsema meistrina. See ei mängi midagi, meie tahame sinule pähe teha. Annik ette. Munskind. Ja nüüd kas Lepik saab kääre proovida lõpuks. Nurgalöök on selle tulemus. Pirjo Frontex esinejad ette saaks tulla siia kohtunike telki ja jäita protokolli. Mängitakse kavalalt nüüd. Lepik lükkab tagasi järele. Ja no on seal elatakse seljas küll, aga kõik on määrastatud ära, ütlevad kohtuniku peil pole midagi vilistatud. Nõmmik on nüüd seal kübaratrikki üritamast noolida. Nurgalöögist. Augur jätkamas. Ette posti oli sinna Lepik sööstus, aga ei saada. Ei saanud ta pallile piisavalt jõudu taha ja jäi see pall liiva lihtsalt kinni. Rahnikult pikk ette kohe, tagasi Lepiku peale. Lepik väga hästi on need palli seal ees omaks võtnud, suudab seda palli seal tsoonis hoida. Saue kaitsaid pidevalt arvastel, seetõttu olema peavad. Rahnik nüüd rahulikult kõrvale, aga saab tagasi palli Munskindilt. Nüüd läheb ise löögile, antakse palju ruumi ja tõepoolest ei olnud üldse paha löök, aga natuke ikkagi oli ka, et ikkagi 1,5 meetrit üle värava. Kaamera petab siit telgist jätkuvalt. Esimese hetkega vaatad, et tuli selline tuuleiil, et tõmbab palli varakult alla, aga tegelikult nii ei olnud. No vaatame, ka Rahniku sihik tegelikult on päris hästi paigas. Täna on väravaid, pole ühegi tabamuseni jõudnud. Kõige lähemale võib öelda võivis Joel Vabrit, kes siis Marko Kiiganile ühe suurepärase söödu andis. Niimoodi Kiiganil oli vaja vaid juuste tukaga sisuliselt seda palli ainult riivata. Nüüd on väga hea võimalus Munskindil, aga ei saa palli väravasse, aga nüüd Lauri Eskolt lubamatu. Sellises olukorras palli saad, siis sealt tuleb olla see pall, sealt tuleb see pall kohe ära lüüa. Ja Sander Lepik on see, kes kasutab seda hetkelist peatolekut Esko poolt ära ja lööb Auguri selle mängu neljanda ja ka enda tänase päeva neljanda. Lepikul siis avamängust kübaratrikk kirjas, kui nad 11-5 üksjalgvärav Elementmasterit võitsid. Tammel on kaugelt, aga see ei ohusta Rahniku väravat. Ette tsooni. Mütt. Ei saa seda Starotubil lükata. Müttab selle korralikult praegu, aga tulusest ei ole. Nüüd Tammela paremaga löömas ja jõuab see Suurjärvele ka, aga ei saa. Ei saa kapten seda palli hetkel endaga kaasa. Rahnik ette, Müti suunas. Ja Tammela lükkab see lihtsalt nurgalöögiks. Tammo andma. Ja tulebki niimoodi. 5 tuleb ära sealt ja ei ole üldse palju vaja. Marko Truusalu saab. Vabandust, mitte Marko Truusalu, vaid Aleksander Starotup. 2-7 on see särgi peal, mitte 1-7. Nii et kui alles oli Saue taas jalule seadnud viigi 3-3, siis nüüd on 5-3. Augur Venemat ette minemas ja jätkavad nad oma võimsat väravate löömist täna siis 2 mänguga
ütleme pooleteise mänguga juba 16 tabamust meestel kirjas, nii et noh, lustivad ikka mõnuga. No nüüd, kes oli Koit, kes proovis kaugelt, aga see lööbki just ohtu ei kujutanud. Suurjärv lükkab tagasi. Kotter ilusasti suudab kõksida, aga no kõksimis pole väga kasu, kui see sööd sõbrale on nii ebatäpne. Jaanik ette, otse Kotter pea. Tamm ei saa kohe palli kaasa ja ikkagi läheb Augurile Enematile tagasi. Teine periood on läbi, 5-3 seis. No, Saue näitas, et nad on võimeliselt kaheväravalises seisust tagasi tulema, kas nad seda ka teist korda suudavad, seda näitab viimane periood. OpTibet, põnevate elamiste kodu. OpTibet, rohkem kui mäng. Jalgpalli meistriliiga vaatsejuhkud olid teie ees. Ja meil on jätkumas mäng, mis on jõudnud otsustavasse faasi. Omavahel koos SK Augur Enemat, valitsev Eesti meister, kes 5-3 juhib Saue jalgpalliklubi vastu. No nii, rannajalgpalli teleülekande viimase mängu viimane periood algamas. Augur Enemat 5-3 juhtimas Saue jalgpalliklubi vastu, aga miski pole otsustatud, juhtisid nad ka ju 3-1, aga Saue suutis 3-3 peale tagasi tulla. Nii et vaatame, kas Sauekatel on seda jaksu ja jõudu, et tiitlikaitse elu siin avavoorus teises mängus Pärnu rannas kohe keeruliseks teha. No niimoodi tehakse enda elu keeruliseks Enemat ja ei suuda ära kasutada Markus Seppa praegu seda olukorda. Esimene löök lendas siis posti ja teine lihtsalt paraku õnnetult väravast mööda. Nüüd Teemer ees, aga ei, Kotter võtab ära. Jah, Teemer seal teas Kotteriga aktsioonis. Seppa, aga see ettevõtmine hurjus juba eos. Ettetsooniga jõuab Tammo sinna. Aga kaks Saue meest tuleb ikka kaitses appi ja Kotter lõpuks palli endale nopib. Koit. No siin vilistatakse viga selles olukorras ja Argo Alaväli siis palli taha. Alus valmis meisterdatud. Hoojoks valmis mõõdetud. Alaväli hakkab siis Rahniku väravat pommitama. Aga läheb see pall 1,5 meetrit üle värava. Ruusalu julgelt mängib. Stardub
Võtab tagasi, Teever ei ulatu selle pallini ja Kotter püüab. Kotter ette. Ei jõua see alavälile kohe kohale, aga jätkupallile siiski alaväli selle omaks saab. Nurgalipu juures nüüd pusimas, kas saab nurgalöögi või ikkagi läheb jah väravahile see pall. Ruusalu on ruumi, lükkab äärele, tahab tagasi ka, kas jõuab lüüa, ei, lööb mööda sellest pallist, no nüüd vaatata, et jõuaks ikkagi kaitsesse, aga Saue nii kiiresti rünnakule ei tule, alaväli kaugelt, aga no see oli Rahnikule lihtne saak. Tammole. Rahnik ette, äärele Juha, saab hästi lüüa, aga Erki Liiv likvideerib selle palli. Heast arvutub, rahustab. Juha proovib kohe uuesti. Võtab uuesti parema jala peale, sätib ka. Ja olemas. Erki Liiv oli jällegi see, kelle jalast või see Kotteri tõrje. Igatahes Sander Lepik oli väravas valvas ja sealt oma värava kirja sai. Augur Enemat 6-3 seda mängu juhtima läheb ja Sander Lepikul siis täna juba 2 mänguga kirjas 5 väravat. No nüüd tundub küll vägisi, et see mäng on ka Saue jaoks otsustatud. On nad südilt võidelnud, aga tiitlikaitse on ikkagi natukene teisest puust. Aga vaatame, Pajo nüüd laseb palli auti. Juha. Munskin võtab nüüd kääri peale või lükkab tagasi, Juha ei viruta otse õhust. Ja lihtsalt Augur Enemat läbi Rahniku taas ehitama hakkab. Ilusasti Munskindile. Aga peab jälle tagasi mängima. Lepik. Lepikul on 2 täna kirjas. Avamängust tuli kübar, äkki tahaks siit ka kübarat talja. Talis Tamm saab palli kaasa, ei saa, Munskin lõikab vahelt ära. Leiab Nõmmik ühesse, kelle löök ebaõnnestub, natukene vajus lihtsalt jalg liivasesse liiga palju ja Varbaga sai ainult pallile hoogu anda. Ja Pajo lükkab tagasi Kotterile. Kohe ette Esko peale, aga natukene liiga pikk ja Rahnik püüab selle palli. Viimasest on periood käimas Esko Augur Enemat versus Munskind. Saue jalgpalliklubi ja Augur Enemat juhtimas mängu 6-3. Rahnik nüüd Munskindile. Ja ei saa Eskost mööda. No nüüd teisele katsel ikkagi võitleb välja küljeaudi. Nõmmiku peale, aga Pajo on vahel. Ja tagasi Rahnikule. Hea löök nüüd sealt Rauno Nõmmikult, aga Kotter oli valvas ja ees postist ei lastud ennast üllatada. Kotter ette. Vilja, Pajo on täiesti vaba, kas ta suudab lüüa ka, aga no Suurjärv korraks lajutas, käisid, miks sa mulle jäänud, aga uskumatu, kui vaba Pajo selle olukorras oli. Endalegi tuli tal see üllatusena vist. Nüüd taha posti, kas läheb Tammelale kohale, ei jõua ikkagi ja küljeaudist jätkab Saue. Tammele nüüd Suurjärve peale saab ka vanameister lüüa, aga sealt midagi liiga asjalikku ei tulnud. Rahnik ette. Oi. Selline iluvärav oleks võidus sealt praegu tulla, aga Sander Lepik kübarderikki ei saanud, see pall maandus latis. No Kotter muidugi ajutas selle enne käsi, kui see pall lendamas oli. No, vedas, et see vahe ainult 3 praegu on, mitte 4. Ebaõnnestub see väljalöök, nüüd Juha. Võtab kääride peale, ei saa, lõtab Munskindile. Nüüd Munskindil on positsioon, lükkab veel äärel edasi.
aga see lõpetab Kotteri kinnastes. Juha sööstvas kaugelt. Ei olnud üldse paha löök Joosep Juha pealt, tulises nagu kuulsalt, aga siiski väravast mööda. Koit rahustavad. Suurjärve saab üheski mööda, aga abikaitsest ehk siis mütist nii lihtsalt minema ei saanud. Nüüd Tammela Suurjärve ees askeldamas. Paraku pall nendega kaasa ei taha tulla. Suurjärv saab mööda, on võimas üks-ühele rannikuga, mängib mööda, aga liiga suure nurga alla ja täpselt lööb ette posti selle palli ja sealt auti. Rahnik. Jälle hakkab kutsuma, trikitama. Aga kui peale ei tulda, siis võib trikitada veel natukene. Lükkab vasakule äärele. Ja see tsenderdus on ebatäpne, aga mütt ikkagi hoiab palli mängus. Kuuse. Tammo. Rahnik tikk Kuuse peale. Kuuse peaga edasi, aga natukene ebatäpne, ei jõua müts selle pallini. Kotter kärmelt ette, Suurjärve on valmis, alas on veel Jaan Koit ka, aga Suurjärv latti virutab sealt nurga alt selle palli. Truusalu nüüd omakorda minemas, jõuab mütini see pall. Mütt kolmas ja nüüd tuleb tulkkäärlööki, natukene ebatäpne oli see tõste ise endale. Tammo nüüd, mütt. Ilusasti Truusalul elati seljas, aga kohtunik viga ei vilista, nii et mäng peab jätkuma nüüd. Erki Liiv rünnakule minemas, aga Truusalu ilusasti töötab tagasi ja võtab palli vahelt ära. Mütt jätab Truusalule, aga vahelt lõige. Tamm lükkab kõrvale, Suurjärv. Kavandus Tammele seal, jah. Uuesti Tammele, aga pikka peab Kotterile tagasi mängima, ei ole ees neid käike nii lihtne leida. Tamm lööb lihtsalt kaugelt peale, aga mööda. Truusalu, Tammo, Kuuse nüüd saab. Lepik on taas ründes, Kübarderiki noolimas, aga praegu pall sinna ei jõua ja nüüd Pajo lükkab Tammele. Tamm ette, Tammela suunas, aga see löök sealt pöördelt ebaõnnestus ja veereb külje auti. Ja seal olukorras vilistatakse viga ikkagi Augu Ränematele, jah. Nii et Talis Tamm saab oma väravalt karistuslöögi oskust demonstreerida, aga esmalt mõistagi natukene meenutame seda, kuidas lapsepõlves Liivalõsse ehitame uhke torni, asetame sinna peale veel uhkema palli ja siis teoorias võiks sooritada veelgi uhkema löögi. Tamme löök maast pannes on alati see šanss, et pall võtab õnneliku põrke, aga praegu oli suund väravast mööda, nii et seda põrget ei tulnud. Ja suudab palli väljakul hoida ja tagasi Kotterile. Ja nüüd see väljamise oli ebatäpne. Rahnik.
ega maa ja ilm keegi peale ei tule. Nüüd lükkab vasakule äärele. Ja Rannik nüüd väga korralik löök, aga Kotter ikkagi tõrjub. Tundub, et see oli selline paras näotõrje jälle. Natukene tuleb kosuda sellest pommist, aga väravad ära võttis. Selles suhtes Koolgripperi töö sisse on see kirjutatud. Kanistrist vett pähe, liim maha pesta ja mäng võib jätkuda. Jälle 2 minutin mängida siin peaväljakul. 6-3 jätkuvalt Augur Enevat juhtimas ja veidi alla 2 minutit, seda mängu veel jäänud. Nüüd Lepik, kas saab pöörata? Ei saa, peab tagasi mängima. Juha. Ja Augur Enevat juhtimas mängu 6-3. Nüüd Sauel võimalus, Alaväli, aga jäi pall liiga vaatama, ei pannud tähele, kus kaaslased söössid. Seppan ja Tamm tegi head sööstub muidu, aga nüüd liivalöök lendab liivaluitesse. Nüüd Rannik on seal hädas, aga Talis Tamm ei suuda ikkagi raami üles leida sealt olukorrast. No eks ta kiirustades selle löögi tegi, lihtsalt lootsusest pärav on lühi, et kaitsed ei jõuaks sinna ette, aga paraku ebatäpselt. Päris hea löögiüritus sealt teisest lainest. Rauno Nõmmiku tuli, aga veel jäi see tabamus sealt sündimata. 6-3 jätkuvalt mänguseis ja kohe see mäng siin lõppemas ka. Nüüd Seppa me ei saa seda palli väravasse, aga Talis Tamm parandab selle pea, lööb enda teise ja vähendab Saue kaotusseisu 4-6 peale. Talis Tamm taas. Seis natukene viisakamaks, aga suurt üldpilti see vist ei muuda. Et kui esimesed 2 mängu olid ühepoolsed, Augur Enevat võitis 1 väravat 11-5 ja Tander Äkker võitis Nõmme Oliveti 5-0, siis see on kõige tasavägisemist olnud 6-4 hetkel mänguseis ja võib-olla jagub veel aega veel ühest tabamuseks, aga pigem mitte. Circa minut veel jäänud. Rannik ette, aga ei saa Lepik seda palli kätte. Kotter. Õnnega pooleks nüüd üldse, et ei saanud sealt Augur Enevat kohe vastu rünnata. Nii, nüüd on Seppamaa natukene pikalt tema poolt ette ja 6-4 see mäng lõppeb. Niimoodi siis 3. mäng siit Pärnu Rannareenilt lõppes. Otseülekande, et õhtulehes sellega lõppevad, aga Rannareenilt see Pärnulas mitte. Täna ootab meil ees 2 meistriliiga mängu ja etappe on ju veel küll ja veel. Nii et hooaja jooksul kohtume, saab olema põnev hooaeg. Püsige meiega ja nautige suve. Ja järgmine mäng, mis siin peaväljakul tuleb, on juba esiliiga poolfinaal. Ja meil on täna õhtul veel ees 2 meistriliiga mängu.